No nii, tere hommikust siis, täna on plaanis planke lõigata sellest saarest. See on siis Pliidipuu laius, ääri-veeri ja 238-aastane saar oli see. See on üks haru sellest saarepuust. Prooviks lõigata sellest plangud. Mul on siin stiil, ilmselgelt muidugi 261, praegu on ristipuukett peal, sest on vaja see jurakas siit ära saagida. Ja siis paneme 10-kraadise nurga all keti peale, tõmbame loodiga jooned ja vaatame, mis saab. Ja see materjal läheb siis kuivama, sellest tulevad siis puidust vaagnad, lõikelauad, mis iganes muud asjad veel sinna juurde, et noh. Toestame selle paku nüüd ilusti ära, enam-vähem, et ta ei liiguks meil. Ja siis proovime loodiga mõned jooned sealt peale tõmmata. Et noh, vaatame, mis materjali me sellest saame ja millise asja. Täna on mul sattunud kätte jälle üks vinnutatud liha Sneki sõprade poolt, kes hoiab siis kõhtu täis. Tegu on siis mild jalapenoga, ehk siis leebe jalapeno, vinnutatud veiselihaga. Mis siia koostisse kuulub? Siia kuulub sool, suhkur, soojauba, soojakaste, nisujahu, säilitusaine, Worcesteri kaste, äädikas, suhkur, odralinnase äädikas, vesi, sool, karamellisiirup, seller, sidruniõli, suhkrusiirup, jalapeno ja vürtsid. Vaatame, mis siin veel on. Siin all on alati üks äge siukene, tegijate poolt on üks äge siukene tutvustus, et noh. See on see, mis ka paneb nagu ostma, et sul on mingisugune lisajutt siin. Ma loen selle lisajuttu ka ette. Tahad korraks teravust, kuid mitte kangust. See on sõna mild, leebe. Pole niisama ette kirjutatud, vaid ikka põhjusega. Jalapeno on ideaalne chili
millega alustada põnevaid hetke teravate maitsete maailma. Teravusega vaid 5000. Ei tee kärbselegi liiga. Noh, mina olen natuke suurem kui kärbes, et proovime järgi siis. Näete siis taaskord välja selline ilus liha, mõnusad siuksed tükid. Liha maitse on siukene hapukas. Ja kui see hapukas ära kaob, siis sa tunned natukene teravust. Täpselt ideaalne kuskile külma õlle kõrvale või matkale istud kännu peal. Nii et väga okei asi. Suur aitäh. Nii et vaadake siis järgi snackisõbrad.ee. See liha on selline, et sööks ennast lihtsalt hulluks sellest. Mõnus siukene hapu käib veel üle ja siuke kohati on terav siuke. Täpselt see, mis tänase päeva puhul vaja on siin. Nii. Ja siia läheb siis 10 kraadi all teritatud kett peale. Vot. Türa pea.
ega meil nagu täpselt mõõtu ei ole selles suhtes, et enam-vähem tahaks teha need loodi paksused. Et noh, niimoodi vaatad, siis tegelikult väga hull ei olegi. Natukene ööveldamist ja tegemist, siis saab need pankudest asja kah. Nii. Teeme sellise siit. Täitsa ilus värk on ju. No nii, tõin vahepeal ATV ka siia, et panen ATV kasti järjest. Et ei taha nagu siia sopa sisse seda maha visata, siis on pärast jälle kuradi mustad need lauad. Et nüüd ma teen ühe hästi paksu, et see läheb siis a la vaagnaks või noh, vaatame, mis puude kooris sellest teeme, et praegu on oluline see üks pakk ära saagida, et ma pärast näitan ka natuke lähemalt neid asju siin veel teise nurga alt.
oi kurat. No nii, hapsti. Ongi meil järgmine olemas. Et osadele ma teen loodiga jooned peale, osadele ei tee, sest et pärast lähevad nagunii need asjad ööveldamisse ja kui on ööveldatud, siis ka servamisse, et aga ikka ilus materjal küll on see saarepuu. Ei ole midagi öelda. Ja nii palju siis tuleb ühest pakust puru, ehk siin on terve suur, mitu aiakärutäit on niisugust laastu. Niisugust mõnusat tulehakatust. Et peotäis alla ja pliidi all tuli põleb. Küll aga minu ta läheb vist lihtsalt niisama tulle, et ta on natukene on niiske ka, et ei ole päris kuivanud puu. Aga sellest ei ole hullu midagi, et kasutame seda ära, mis vähegi on võimalik kasutada. Materjal on siis selline hunnik erinevas mõõdus saarepuud. Meil on siin ühte ja teist ja kolmandat ja et see läheb nüüd kuivama ja hiljem siis ta läheb servamisse ja paksusmasinasse või siis teen ta lihtsalt höövligale. Et saarepuu kohta tulemus väga ilus ja kellel aega ja tahtmist läheb, vaatab Snäkisõprade lehte ka. Et saab head liha süüa. Ja egas midagi, kohtume järgmine kord uuesti ja vaatame midagi ägedat siis selleks ajaks.